2011 suvi, U20 koondis, mis oli edu alus ka, et hõbemedalit ilmselt ei oodanud paljud. No ma arvan ikkagi see edu alus oli see eelkõige, et olid esiteks väga toredad poisid olid ja tekkis siuke metsik tiimitunne tead ja noh, ja kõik need, kes noh, tavaliselt niimoodi niisugustel väiksematel riikidel, ma kujutan ette, tulevadki head saavutused, kui ollakse millegiga natuke erinev teistest, et meie just minu meelest selles mõttes olimegi erinevad, et meie poisid kedagi ei karti ja nii suure südamega mängisime igat mängu tead. Et see tavaliselt lõi kohe vastased mingil määral knockouti kohe. Räägi veidi poolfinaali lõpust, et tegite ootamatult vea, mis oli täiesti plaanitud ja kas uskusidki, et Belgrani viskab mõlemad vaeviskad mööda ja saate võimaluse ise rünnata korvi? No eks ma niimoodi mõtlesin küll ja ma vaatasin, et kui ta nüüd selle palliga seal koterdab edasi-tagasi ringi, aega läheb, eks ja et seda ma mäletan, ma hüüdsin, kas ma seda teadlikult tegin, lihtsalt impulsiivselt ütlesin, et tee viga Veidemann ja ta tegi ära ja see, kas ta nüüd mööda paneb või mitte, seda ma jälle ei mõelnud nii, aga noh, pärast seda ma seda poissi nägin, kes nuttis üksinda seal pingi peal ja noh, ja muidugi see oli üks hea moment, aga parem moment oli ikkagi see, et Soo, kes tegelikult oli mööda kogu aeg puristanud neid palle, ma talle kogu aeg ütlesin, et kuule, et mees, et iga vise on tähtis, mis sa teed, et aga anna tuld tead ja jälle niisugune kokkusattumus hea nii, Käesoleval suvel U20 koondisel uus katsumus ees, tunduvalt raskem, pooled mehed on ka vahetunud, mida loodad A-divisionist ja suvi? Et noh, ma olen vist tõesti paadunud optimist, aga ma tahaks kangesti poistega nüüd, esiteks on see nii vägev juba, et me saame siukses seltskonnas olla, ma ise olen õhevil ja nüüd muidugi ära hakata panema nendele kreekadele ja ukrainadele ja miks mitte edasi saada ja seal ka midagi teha, nii et täitsa selle noh, seda ma olen juba siin Karelile ja sullegi maininud ka, et noh, et 5 hulka ja siis maailmameistrivõistlustele. Indrek Ruut, noortekoondiste peatreener, 2011 aasta suvi oli noortekoondistele äärmiselt edukas. Kuidas noortekoondise peatreener ise vaataks eelmisele suvele tagasi? Noh, raske öelda, et üks asi on alati hinnata edukust nagu tulemuste järgi, teine asi on nagu hinnata edukust selle järgi, kui palju poisid või noormängijad nagu välisagentidele, klubidele silma jäid, et selle kohalt ma olen nõus suga, et oli edukas, et nii mõnigi poiss jäi silma, nii mõnegil poisil on leping soolas välisklubidega ja ka tulemused nagu väga halvad ei olnud, et selles mõttes võib rahule jääda. U18 koondis ise sõidab see aasta Bosnia-Hertsegoviinasse, mille peatreener oled ka sina. Kas loodad, et A-divisioni uks see aasta murdub? Noh, ma olen alati öelnud, et ma olen kõiki mänge võitma treenerina ja ma loodan, et ka ma suudan oma poisid nagu sinna viia, et me lähme kõiki mänge võitma, aga ma ei tahaks öelda, et nagu eraldi eesmärk, ainuke eesmärk sellel koondisel on see, et iga hinna eest A-divisioni, et eks see spordis on üsna tihti, et natuke on ka õnne vaja, et ka seal, selles mõttes seal täna seda alagrupiga vaadates, kus me sattusime, tundub nagu kõik väga soodne, aga eks seal kohapeal selgub, aga kindlasti ka teine eesmärk on see, milles ka intervjuus sai alustatud, et poistele pakkuda võimalust ikkagi mängida seda rahvusvahelist mängu, jääda silma rahvusvahelistele agentidele, klubidele ja olen ka eelnevatel aastatel öelnud, et kui me jääme 5. ja 2 poissi saavad lepingu Hispaania mingites korvpalliklubides, süsteemides, olen ma võib-olla isegi õnnelikum selle üle kui see, kas me saame A-divisioni. Et mõlemad on eesmärgid ja mõlemad proovime täita, ehk siis aeg näitab, mis õnnestub, mis ei õnnestu. Käesoleval aastal on töös 5 poiste noortekoondiste ja 4 tüdrukute noortekoondised, kuivõrd rahul oled sellega, et praktiliselt maksimum on suudetud välja panna? No, ma ei saa ju öelda, et ma ei ole rahul sellega, et loomulikult ma olen rahul ja see on edu alus, selles mõttes, et me peame kõik noortekoondised välja panema, peame kõik noortekoondised välja saatma, kui me tahame, et meie meestekoondis oleks konkurentsivõimeline tulevikus. Koondise suvi on tihe tulemas, mida ootab koondise peatreener noortelt suvel? No eks ma eelkõige ootan head töösse pühendumist ja loodame, et saame korraliku ettevalmistuse teha. Selleks on meile korvpalliliit loonud kõik võimalused ja eks kindlasti on, kuna ta on üks selliseid esimesi samme
teel Eesti meeste koondisse, siis loodame, et kõik potentsiaalsed tulevikus Eesti koondist esindada võivad mängijad oleks kaasatud treeningprotsessi. Paljude jaoks esimene tõsine turniir, EM-turniir ootab Rumeenias. Kas loodate sealt ka tulemust näidata või? No ja, et eks see vanus on selline ikkagi proovimise vanus ja ta on ka selles mõttes tundlik vanus, et osad mängijatest on võib-olla juba oma nii-öelda kehalise arenguga veidi ees teistest, kellest me ka ikkagi loodame tulevikus koondise mängijaid ja kuna Eesti korvpalluritel selles eas ei ole väga palju rahvusvahelise kogemuse hankimise võimalusi, siis koondis on kindlasti see koht, kus tuleviku perspektiiviga mängijatel mänguaega tuleb anda. Talvel esinesite edukalt Baltic Sea Basketball Cupil. Kui võrrelda vastaseid, millised meie noormehed on? Pidas silmas vastaseid? No kuna on selles vanuses keeruline võrrelda teiste koondistega, sest me ikkagi väga palju rahvusvahelisel areenil ei tiirle, siis põhiline on meil endal teadmine, et ka selle aasta U16 koondis on üsna korvpallikoondise moodi. Meil on üle 2 meetri mehi ja on häid kujusid ja perspektiivikaid kujusid ja selles mõttes olen ma täitsa rõõmus praegu meie valiku üle.